Me oleme praegu Tartus Karlova linnaosas välispordisaalis ja vaatame selle jõusaali nurga üle. Siin on 5 masinat, aga loomulikult palju erinevaid võimalusi. Ja esimene asi, kui sa tuled trenni, ma eeldan, et sa ikkagi natukene liigud. Siin on võimalus joosta, tahad võid teha väljaasteid, võid teha kägarkõndi, saad jala soojaks. Ja kui me räägime universaaltrennist, et ikkagi jalad ja ülakeha, siis võiks alustada jalgadest. Aga esimene harjutus ongi siis jalgadele kükk, jalalihase baasharjutus. Ma olen seda masinat ka siin pikemalt tutvustanud, aga kui me räägime tavalisest sellisest traditsioonilisest kükist, sa lähed alla, sa lähed ülesse, ilusti jalg on täiesti allaga maas ja üles varbad on kergelt välja poole. Ja sa teed neid kükke nii, et näiteks 4 seeriat, seerias on 10–12 kordust. Lähed alla ja lähed üles. Oletame, et sul on need kükid ära tehtud, lõdvestad, venitad, pausid võiksid olla seeriate vahel seal umbes 1 minut, mitte rohkem. Sest kui me räägime sellistest kergetest raskustest, kui sa nüüd tohutuks mingisuguseks jõutõstjaks ei taha saada, et oluline on lihtsalt selline universaaltrenn, siis teise harjutuse, mis sa siin võiksid teha, soovitan ka väljaastet. 1 jalg ees, teine taga, sa liigud alla, liigud üles. Liigud alla, liigud ülesse, tagumise jala põlv on õlaga ühel joonel, alla ja ülesse. Teed 10–12 kordust ära, vahetad jalga, liigud jällegi alla ja ülesse. Tehniliselt tasub siis olla tähelepanelik. Väljaasted ka, korda mööda, teed väikse pausi, tunned, et oled valmis, lähed liigud edasi. Säärt eraldi ma näitama ei hakka, korraks sa võid varvastele tõusta, erinevad variandid. Aga nüüd räägime ka ülakehast. Ülakeha, seljalai lihas, ülakeha kõige suurem ja võimsam lihasgrupp, seljatõmbed. Siin siis on variandid, kas ma hoian kangi kitsalt või ma võtan laialt. Üldiselt on nii, et mida laiem haare, seda suurem venitus seljale ja vaata. Ma teen niimoodi, et ma panen jalad ette pool. Mis see mulle annab? Ma saan lasta need käed maksimaalselt ette. Vaata, kui ma praegu jalad taha panen, siis on seal, see ots on ilusti seal toestuse peal, mis tähendab seda, et selja tagant on mul pinge ära tulnud. Aga nüüd, antud juhul, niimoodi sellisel kujul tõmbe ja sujuvalt tagasi. Kiirem tõmme ja sujuvalt tagasi ette. Õlad ilusti ette, sa tunned seda seljavenitust. Väga vinge harjutus. Jällegi 4 seeriat võid teha. 4 seeriat korda seal 8–10 kordust. Lõdvestad vahepeal. Võid sellist venitust ka teha teinekord. Siit kuskilt raamist tugevalt hoiad, niimoodi hoiad sellises venituses. Ja loomulikult sellele pingile lisaks, kui sul on jõudu ja kogemusi, siis sa võid ka minna siia kangi peale ja teha näiteks lõuatõmbeid. Laialt haardes kukla taha ette. Aga see on juba tegelikult, oleme ausad, selline profitase, et tavaline selline harrastaja ei pruugi neid lõuatõmbeid olla sellist suutlikkust, et ta jõuab seal teha mingisugune 8–10 kordust järjest ja niimoodi mitu seeriat. Aga kui sul on selline võimekus, loomulikult tuld. Selle praegu jätkame hetkel vahele, kuna see on õlg, aga vaatame üle rinnalihas piir. Lamades surumine, siin me ei hakka tõesti täna mingisuguseid 100-kiloseid kange suruma, vaid ennekõike vaatame üle need võimalused. Mina eelistan võtta kangi laiemalt. Surun ülesse ja alla. Surun ülesse ja alla. Pisikene miinus minu jaoks on see, et see kang võiks minna natuke sügavamale. Aga selleks, et seda sügavust rohkem saavutada, küünarnukid kehast kaugele eemale ja ülesse sirgetele kätele. Selleks sa võid teinekord ise võtta siukse jäiga padja kaasa. See oleks selline hea abimees. Sa tõstad selle pingi oluliselt kõrgemale ja rinnavenitus on suurem. Nii et ja samamoodi siin lisaks siis sellele surumisele sa võid minna sinna rööbaspuude peale ja teha, mitte rööbaspuude, vaid rõngaste peale ja teha laia lendamist näiteks. Et lendamise võimalus on siin rõngastega täiesti selles välijõusaalis olemas. Ja veel üks asi. Sa saad teha ka siin natukene biitsepsi sellist liikumist. Vaata, sul on käed ilusti all sirged, sa vead käed ülesse ja tagasi alla. Hoiad küünarnukid ilusti vastu keha toetuseks ülesse ja alla. Ma pean tunnistama, et ta loomulikult ei asenda päris kangi 1 ühele, küll aga saab ikkagi mingisuguse sellise biitsepsi liikumise teha, et ka see lihasgrupp ei jääks tähelepanu. Ja loomulikult seal, ütleme, rõngaste peal saad samamoodi või alttaardes lõuatõmbeid teha, biitsepsile koormust, aga see on juba selline jällegi natuke tugevam tase. Igal juhul rinda ja natuke ka biitsepsid on siin võimalik teha. Rinnapink on tegelikult täitsa aus, sinna saab päris korraliku raskuse peale panna.
järgmisena peale rinda biitsepsid võiks olla näiteks õlg. Mina eelistan võtta seda käsikut natukene tagantpoolt, siin on variandid kas eestpoolt või tagantpoolt. Oled ilusti pingil, sul on jalad isoleeritud, selg on vastu pinki ja surud käed ülesse ja alla. Surud ülesse ja rahulikult alla. Ülesse ja rahulikult alla. Õlg töötab väga hästi, mingisugust probleemi ei ole. Väga tugev õla baasharjutus. Õlalihas on üldiselt kolmeosaline, esimene, keskmine, tagumine osa. Et loomulikult, kes tahab juba väga spetsiifiliselt kuskil õla tagaosasid ja asju, siis juba tasub vaadata, et äkki võib-olla on selline jõusaal, kus saab natukene suurema varustusega, suurema valikuga oma treeninguid jätkata. Ja vaatame üle ka siis selle pingi, mis on siis triitsepsile surumiseks. Siin on nüüd nii, et kui ma siin sellises asendis hakkaksin suruma, siis on mul küünarnukid kehast kaugele eemal, töötab rohkem rinna alaosa, mis ei ole halb iseenesest, sa võid selle liita rinnaga. Aga kui sa tahad käe tagaosa triitsepsid, siis triitsepsi puhul on küünarnukid just kehale lähemal. Sa liigud alla ja liigud üles. Alla ja liigud üles. Alla käed täisnurk ja tagasi üles. Et jällegi selline võimalus triitsepsile. Et veel on siin jäänud kaks võimalust. Üks on alaselg ja teine on kõht. Alaselja jaoks lähed siia masina peale. Käed on siin kuklas, lähed ette ja vead üles. Isegi kui sa sellises asendis lihtsalt hoiad näiteks 30 sekundit hoiad, siis tegelikult see alaselg ja ka natukene tuharalihast on päris korralikus pinges. Lähed alla ja lähed ette. Vastavalt võimalustele, kui kõrgele ja sügavale sa minna tahad, loomulikult kui sa kõrgemale lähed, siis sul see painutuse osa on loomulikult sügavam. See on üks võimalus. Siin on üks teine võimalus, siin on üks mingi linn siia mingisuguse plärraka pannud. Selles suhtes, et alati, kui te välja jõussaali tulete, siis võtke endale need niisked beebilapid kaasa. See tõmbab lapiga puhtaks. No igal juhul ma proovin see plärraka sisse mitte väga siruli visata, aga vana hea klassikaline kõhulihas. Käed on pea juures, alla ja üles. Alla ja üles. Ja kui ta alguses tundub selline kerge, siis jällegi, kui me siin teeksime mingisugune 100 kordust, siis läheks päris raskeks. Muide, kõhulihasele võid teha ka näiteks sellist harjutust. Võimalusi on palju. Tõstad jalad üles ja alla. Tõstad jalad üles ja alla. Näiteks selline asi. Miks mitte? Samamoodi rippes jalgade tõstmine kõhulihasele. Et igasuguseid ägedaid harjutusi on. Kõige olulisem on see tahe, energia. Et kui sa satud siia kanti näiteks Tartus Karlovasse, miks mitte, see on kogukonna välijõusaal kõigile avatud, tule ja proovi neid masinaid. Ja kui sul on mingi kodukandis midagi samasugust, vaata, võta see video endale spikriks, kas on samasugused masinad, see on mingi Omni Gym, loomulikult erinevates kogukondades on erinevad brändid, aga kui on Omni Gymi masinad, siis võid täitsa vabalt teha, kindel soovitus, väga hästi liigub, väga hea masinapark. Aga jõudu tööle!